tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on mees, kes teile väga meeldib, aga kas tal on tõelised tunded teie vastu? Et kui teil on nüüd siin keegi meesterahvas silmapiiril, on ju, ta teile väga meeldib, aga te ei ole kindel, et aga kas ma ikka talle päriselt meeldin, on ju, kas tal on ikka päriselt minu vastu tunded? Et seda te tahate praegu teada ja seda me siis nagu proovime vaadata. Nii. Kõigepealt vaatame ära, mis energiates teie olete. Mõelge palun enda peale ja öelge mõttes oma nimi. Siis ma saan paremini teie energiale keskenduda. Mõelge palun enda peale. Ja vaatame, mis energiates te olete. Te olete praegu mingites mälestustes, mis on teie jaoks positiivsed, toovad võib-olla isegi naeratuse huuli, niisugused head soojad tunded on. Te mõtlete, et kõik see, mis minevikus oli, see oli kõik õige, nii pidigi olema. Siis te nagu ootate mingeid muutusi. Praegu te olete sellises heas olemises, teil on hea tuju, aga on ka mingisugune mure, alati jäetud ka mingisugune hirm. Kas mingisuguse mineku ees kuskile, sest te tuleb mingi teekond varsti ja te natuke kardate seda teekonda. Kuigi üldiselt näitab, et tegelikult olete praegu suhteliselt heas rahulikus seisundis. Teid ümbritseb perekond või sugulased. Aga te tunnete ennast ikkagi üksinda. Isegi kui te olete nende keskel. Te ei taha muidugi oma perest või sugulastest loobuda, seda mitte, aga te hoiate ennast kuidagi eemal. Aga ma ei ütle, et te ennast halvasti tunneksite, kui te olete eemal. Teil on lihtsalt vajalik teada, et teil on selja taga kas perekond või suguvõsa on olemas, aga teile meeldib üksinda olla, seda ma näen. Üksinda on teinekord isegi mõnusam, te saate mingisuguseid oma mõtteid isekeskis läbi mõelda. Ja teil on ikkagi kas mingisugune valik on ees tulemas, te väga mõtlete selle peale. Teid teeb natukene ärevaks see, kas ma teen õige valiku. Aga mis siis, kui see valik ei ole õige, mis siis, kui see lõpeb minu jaoks halvasti, sest teil olid mingisugused varem mingid mälestused, mis tõid kaasa ka mingi kurbus, mingi kaotused. Kas siis lihtsalt, et keegi hea sõber lahkus teie sõprusringkonnast või saite haiget kuidagi. Ma ikkagi näen, et teil on mingi teekond kuskile ees. Te nagu tahate sinna minna, aga just te nagu lähete nagu niisuguse väikse hirmuvärinaga, et ei tea, mida see kaasa toob. Rahaliselt peaks teil praegu olema kõik stabiilne, rahulik. Te peaksite olema rahul oma rahalise olukorraga praeguse hetkes, sest ma praegu räägin, mis teie elus toimub. Aga kuna siin on karikate 3 ja müntide kuningas, et kas teil siis keegi mees oli, keegi abikaasa või elukaaslane, aga võib-olla te tabasite teda mingi armukesega kuskilt või saite teada ja siis see mees lahkus teie elust. Võib-olla see müntide 9 tähendab ka seda, võib-olla ta jättis teil mingi varanduse või kannab teile mingit raha üle, kui teil veel on temaga lapsed või midagi. Kui ta lihtsalt nagu tahab, et te ikkagi hakkama saaksite elus, ma ei tea, siin midagi on. Nii, mis praegu teil elus toimub? Kui naine, te tunnete praegu
mingist asjast väga puudust ja te tahate kiiresti minna ja seda muuta, nii et see asi muutuks. Mis see on, millest te puudust tunnete? Tahaks midagi täiesti uut. Ja mida te tahate? Tegeb nagu võitlus enda sees, ma tahaks midagi uut. Ma tahaks mingit uut, stabiilset, meesterahvast oma ellu, kes oleks stabiilne. Aga ma ei taha, et tal oleks mingi perekond. Et ma kardan, et kas üldse sihuke mees tuleb mu ellu, sest ma ei taha pereinimest. Ma tahan inimest, kes on nagu vaba. Aga praegu ma ei näe, et sihuke asi juhtuks. Oot, selline olukord on praegu teil. Olge nüüd enda vastu aus ja kuulake see ära, kui te tõesti tunnete, et see käib teie kohta, siis edasine video võib päris täppi seal minna, on ju. Aga kui ikkagi nagu vaatad, üldse ei ole nagu minu lugemine, et nagu üldse ei käi minu kohta, siis seekord see video lihtsalt ei sobi teile, jah, sest nad ei ole ju ka isiklikult teile suunatud, nad on üldised, seega alati tähelepanelikult kuulake, kui ma teen selliseid lahti seletamised, mis praegu teie elus nagu toimub, on ju. Nii. See mees, kes teile meeldib. Vaatame, mis mees see on. Aga te ei tea, kas tal on tõeliselt tunded, sest te juba suhtlete, siin ei ole, et te alles tutvud, ei. Siin te olete juba mingi aeg läbi käinud, eks ole, üksteisega. Nii, aga kes see mees on, vaatame. Kelle suhtest, te ei tea, kuidas ta teie vastu sul. Missugune see mees on? Mis energiates see mees on? Sa kohe mõõkade 2 on. Nii. Oi, kui eraklik ta on, kuidas ta ei taha, et tema energia väljas sorgitakse. Ta on väga siukene kinnine, enesesse tõmbunud. Aga ta on mingi uue tee alguses. Ta võib-olla ise ka täpselt ei tea, kuidas seda uut elu alustada või uut teed alustada. Siin ta näitab nüüd naiste rahvast kohe, võib-olla see oletegi teie, kellega ta tahaks väga kiiresti kokku saada, tahaks, et oleks pidev andmise saamise suhe ja seda veel läbi saatana, et see tähendab, tal on väga tugev tõmme teie suunas, ta on lausa teist sõltuv. Võib-olla tal on ka väga tugev seksuaalne tõmme teie suunas. Aga mina küsisin, missugune see mees on, ta hakkab teist rääkima. Nii, see mees, kes teile väga meeldib, et kas tal on tunded, ega see mees, missugune ta on, mis tal praegu toimub. Ma ütleks, et kas läbi töö ta suhtleb ka mingi teise naisega, et ei ole ta ainult teie olete siin läbi mingi suhtlemine tal on kellegi naisega ka veel. See võib küll olla ka tema enda naine, sest siin tuleb müntide kuninganna välja, võib-olla tal ongi oma naine olemas. Aga see mees, siin tuleb välja, et see mees otsib armastust ka ikkagi, kui tal on naine olemas, ta otsib ikkagi kõrvalsuhet, salasuhet, sest siin tuleb näete ka vargakaart. Ta alati need suhted, ta alati saab see, mida ta tahab, on ja siin tuleb võidukaart, aga tuleb ka vargakaart. See tähendab, et ta üritab salaja ka nagu seal kellegi teise naisega kokku saada. Võib-olla teie oletegi see teine naine. See tuli ju enne, kui ma panin teid, on ju, et tuli karikate 3, müntide kuningas ja see lahkumise kaart, on ju. Aga äkki teil oli mingi tüli, sest võib-olla te teadsite, et ta oli abielus, võib-olla te ütlesite, et lahuta oma naisest ära või mine lahku, on ju. Aga võib-olla seda ei juhtunud, või seal oli mingisugune, äkki te survestasite seda meest kuidagi, et mina ei taha armu kolmnurgas olla, et palun lahuta ära, et ma tahan nagu, et oleksid ainult sina ja mina. Ja seal oli see lahkumine, vot see võiski seda teemat puudutada. Aga jah, nii vaatame selle mehe energia, mis seal toimub praegu. Mul on ikka tunne, et see on abielumees. Tegemist tahad, sest ta tuleb jällegi müntide kuninganna siin välja. Ja ta on ikkagi ametlikult ka abielus, kusjuures see liit on tal tugev selle naisega ja ta ütleb, ta on õnnelik oma naisega. No vot, väga huvitav. Aga lahkus ta jah mingisugusest olukorrast siin ise. Siin olid tunded mängus,
ta ütles, et võib-olla olingi liiga rumal, et oli mingites illusioonides. Ja sellest illusioonidest välja tulek oli tal suhteliselt valus, see tegi talle haiget. Siin mehe energiat. Nüüd ta on puuduse energias, tal ei ole midagi, mida ta tahaks, ta on väga kurb, ta ei näe praegu enda ümber midagi positiivset, isegi kui seda talle pakutakse. Ta üritab minna tasakaalu harmooniasse läbi töötamise. Väga huvitav meesterahvas ikkagi, jah. Kui te teate, kes see mees on, siis te võib-olla teate ka, kui palju siin on tõde, et kas see on see mees, on ju. Et nii palju te peaksid ju seda meest teadma, missugune tal taust on. Sest see ei ole esmakordne kohtumine, siin on juba, kus te olete ikkagi juba pikka aega juba tuttavad ikkagi üksteisega läbi käinud. Võib-olla siin mõnel isegi aasta, aga võib-olla ei ela veel koos, on ju, midagi sellist. Nii, kas see mees, et teile väga meeldib, on ju. Kas selle mehel on tõelised tunded teie vastu? Kas selle mehe on tõelised tunded teie vastu? Vaatame, sest te tahate seda väga teada. Kas on tõelised tunded selle mehel teie vastu? On, aga ta tunneb ennast ikkagi justkui seotuna, et ta ei saa võib-olla kõike nii vabalt teha, nagu ta tahaks, sest teda tõmbab maha ülempreestrina, see tähendab, see suhe on ikkagi varjatud ja ta ei saa käituda päris vabalt, nii nagu tema tahaks, aga ta väidab, et ta armastab teid. Armastajate arkaan on ju siin. Kas see mees armastab teid? See, kes teile siin väga-väga meeldib. Ta ütleb, et tal on ikkagi tema jaoks see perekond, kus ta praegu on, seal on hästi tugev liit. Ta on selle suhtel ju õnnelik. Aga praegu võib-olla on natuke keerulised ajad. Võib-olla mingi suure koorma võtnud seal oma pere ees, võib-olla mingid maksud vaja maksta või mingisugused krediidid, on ju. Aga ta ise ütleb, et tema on selles suhtes õnnelik ja meil on tugev suhe, on ju. Meil on tugev liit. Missugused tunded on sellel mehel teie vastu? Kas ta tõeliselt armastab teid? No te meeldite talle, te olete tema jaoks seksikas, väga ligi, tal on tunded teie vastu. Ja ta tahaks pidevalt, et oleks üks andmise saamise suhe. Aga tuleb ikkagi mingi raputus, mingisugune šokk, mingi sündmus, mis raputab teda, ikka ütleme päris aluspõhjani välja, on ju. See raputus peab tulema just sellele mehele, mitte teile, vaid sellele mehele. Nii, kas tal on tõelised tunded teie vastu? See mees natuke kahtleb endas. Ta tahab kiiresti küll saada, et temal läheks kõik hästi just teiega seoses, aga tal on mingid oma hirmud ja käib siukene sisemine võitlus iseenda sees. Sest ta tahab, et oleks kõik nii nagu vanasti. Ma ei tea, kuidas teil alguse läbisaamine selle mehega oli, aga tema tahab neid vanu häid aegu tagasi teiega. Kas tal on tõelised tunded teie vastu? No ta ütleb, et teda teeb rahulikuks, kui ta saab teiega kokku. Ta muutub palju rahulikumaks, ta on stabiilne, ta näeb mingeid uusi, tal on mingid uued mõtted peas, kui ta teiega koos on. Võib-olla isegi unistab midagi, võib-olla ütleb isegi, räägib teile välja, mis unistused tal on. Aga samas on tal nagu kurbus, tal on kaotus, miks või kurbuse valu. Et tal on kõrval ametlik naine. Kas sa armastad oma ametlikku naist? Oi, mul on väga tugev tõmme ta suunas. Kuigi mul on armu kolmnurk, sest ma olen mees, kes armastab. Aga
no ta väidab, et mul ei ole naisega juba ammu midagi olnud, et minu voodi on tema suht-, noh nagu temaga külm, eks ole, ta ise väidab niimoodi, aga ometigi on saatan tal mm.. et tal on tõmme oma naise suunas, talle ta naine meeldib, aga tal on ka tõmme ka noh, nagu teiste võõraste naiste suhtes. aga ta ei saa ka oma naisest lahti, sest talle meeldib oma naine. aga tal on see halb harjumus ka võõraid naisi vaadata, onju. vot see harjumus on tal. nii, kas sellel mehel on tõelised tunded teie vastu? kas sellel mehel on tõelised tunded teie vastu? ja tal on armastus, tal on tunded teie vastu, aga ta ütleb, et kahju, et vaata praegu tuleb nüüd nagu sunnitud paus, et ma tunnen sinust väga puudust. aga praegu on mingisugune paus, kus te nüüd ei suhtle. mis iganes seal põhjus on, aga te praegu ei suhtle ja mees väga tunneb teie suhtes puudust, nii et ma räägin, isegi kui tal on naine olemas, tal on teie vastu tunded, see ei ole lihtsalt niisama, vähemalt teie vastu tal on tunded. aga kuidas ta teid näeb? Kellena ta teid üldse võtab siis, kui ta käib niimoodi teie juures, ei taha teist ka lahti öelda. aga mida ta siis teist üldse ootab ja kuidas tema näeb, kes te olete tema jaoks, selle mehe jaoks? kes te olete tema jaoks? küsimus talle noh, ei meeldinud, ta hakkas kohe tõrkuma sellele vastu, ta ei tahaks sellest vastata, ütleb, mul on ju naine olemas ja ma ju olen, mul on väga hea sissetulek, ma toon talle sisse, kui ma teen seal kõik, mis vaja on. kuidas te näete seda naist? või kuidas te näete seda naist, kellega te praegu salaja kokku saate? või no kuidas see mees näeb teid, on ju? ikkagi sihuke varjatud asi. ta muidugi pelgab, et see võib välja tulla, et võib-olla keegi räägib seda, võib-olla keegi kuskilt näeb ja siis on minuga kõik, on ju, torn. vot seda torni ta enne näitas ka, ta väga pelgab, et see asi tuleb välja. võimalik, et praeguseks ongi see asi juba suhe välja tulnud ja te ei saa praegu kokku, on ju. sest tal on tõesti hirm, et see välja tuleb, see ei ole niisama. noh, mõnel mehel on täiesti ükskõik, aga vot sellel mehel ei ole. ja ta ei taha, et see salasuhe välja tuleb, ta tõesti kardab seda. aga kui ma küsin, et kuidas te näete seda, kuidas sa näed seda suhet selle naisega, see, kelle juures sa praegu salaja käid, kuidas sa näed teda? no ta on minu jaoks päike, mis ma paremat oskan öelda, et mina kui mees väga tahan teda. et noh, mul on raske sinu küsimusele niimoodi vastata, et noh, minul ta tuli, ta muutis minu maailma täielikult, siin on surmakaart, ta muutis täielikult minu maailma, minu jaoks on ta päike. kellena sa seda naist enda jaoks näed? ma näen teda inimesena, kuhu ma saan tulla oma energiat täitma, oma küllust täitma, siin ei ole karikad, siin on küll mündid, aga ta tuleb stabiilselt, et ennast täita. ta ütleb, ma ju ei täida ainult ennast, ma täidan ju sind ka, eks ole, küllusega ju. siis ta täidab ära kõik oma tahtmised, mis ta saab kätte ja läheb jälle minema. kas sina nagu näed seda naist, kes praegu seda ladumist vaatab, sa näed teda lihtsalt, et ta on sinu jaoks lihtsalt nagu mingisugune noh, naine, keda saab lihtsalt ära kasutada, on ju. tulen, võtan ja lähen tagasi, on ju. kas sa nagu näed niimoodi seda naist? no ei tasu kohe nüüd niimoodi ka noh äärmusesse minna, et miks nii äärmuslikult seda väljendada. talle see sõnastus ei meeldinud, et ma noh, no niimoodi nagu räigelt äärmusesse nagu läksin sellega, et miks niimoodi kohe, et ei, et no natukene ikkagi teeme koostööd, on ju. ta nagu kaitseb seda. nii, aga kuidas ma ütlen? mida sa tuled selle naise käest saama? sa oled ju abielus, sul on oma naine, mida sa tuled selle naise käest saama? algul ütleb mitte midagi, ise kõhkleb, on ju.
aga tahab ju midagi saada müntides ja ütleb, et nüüd on see asi, mida ta tahab, see on natuke raskendatud. Praegu on nagu justkui piirid ees, et ei saa päris seda, mida tahaks. Mida sa tahad, mida sa tulid selle naise käest saama? Sellist toetust, mõnusat läbisaamist, mõnusat kohal olemist, aga ma saan aru, et nüüd on see muutunud. Ma tahan, et selle naisega ma tunneks ennast teistmoodi, ma tunneks ennast nooremana ja sellepärast ma kogu aeg kihutangi alati 1004 tema poole, et tema tekitab minus hoopis teise tunde, ma tunnen ennast nagu palju nooremana. Ma hakkan nagu elama uuesti. Siin on kõik sauad, ehk siis tema jaoks on ka väga tugev sihuke seksuaalenergia üleval teie suhtes. Kas sa kavatsedki nii selle naise juures käia nii-öelda seda energiat varastamas? No temal ei ole selle vastu muidugi mitte midagi, et nii kaua kui saan ja võimalus antakse, siis ma käin. Et eks see naine siis ise otsustab, kaua ta laseb mul niimoodi käia, et kui minu teha, mina käiks kogu aeg, sest mulle meeldib see. Aga eks siis naine, kui ta ise ütleb ära, et ta ei taha, siis ma lõpetan ära, aga seni, kuni ta nii-öelda pole mulle ei öelnud, nii kaua ma käin. Ja jällegi ainult sauad, tohutu nagu seksuaalsus, seksuaalne tõmme on teie suunas. Mis siis, et tal on oma naine olemas, oma pere. Naine, kelle just ütleb, et ta ei lähe tema juurest ära, see on tugev side, on ju. Aga kuidas teie, nüüd te saite teada, mida ta teie vastu tunneb ja kuidas ta teid nii-öelda ära kasutab. Mis te nüüd sellest mehest arvate? Mida teie nüüd sellest mehest arvate? Nüüd, kus te seda teate, mida teie sellest mehest arvate? Jaa, see teeb haiget. See teeb tõesti haiget. Aga samas, kui ta mõtleb selle mineviku peale, kuidas kõik oli, et see oli ju nii hea, see oli nii tasakaalus, et me olime nii rahul. Tegelikult talle meeldis, et see mees käis tema pärast temaga nii-öelda kohtumas. Talle meeldis, et ta oli selle mehe jaoks hästi tähtis, et ta on hästi kütkestav, et ta on tema jaoks A ja O. Kuidas sa tunned ennast nüüd, kui sa tead seda tõde oma nii-öelda armsa mehe kohta? Te väidate, et jah, te olete nüüd sellest teadlik, et nii ongi õige. Et see on kohe nagu, see on tõesti hästi tugev. Eks te muidugi natuke olete häiritud, et ta käitub nagu poisikene. Aga te kaitsete ta, öeldes, et aga ta ju armastab mind, meil on nii tugev side üksteisega. No las siis olla see armukolmnurk, no mis siis on, kui on. Aga meil on ju nii tugev tõmme. Kas sa kaitsed seda meest? Sest praegu tuleb nii välja, kas sa kaitsed seda meest? Jah, kaitsen. Miks? Sellepärast, et mul on tugev tõmme. Mul on tunnen tugev tõmmede vastu ja ma ei saa temast lihtsalt lahti öelda. Isegi kui sina rääkisid tõde, mina ei suuda temast lahti öelda. Ja ma olen temast sõltuvuses, võib-olla tema ka minust sõltuvuses. No ja las siis ollagi nii praegu. Nii et isegi kui see oli teie jaoks silmi avav, siis te ikkagi olete nõus niimoodi selle mehega edasi suhtlema, nii nagu see oli ka enne. Okei, see on täielik õigus teil niimoodi valida. See ei ole, ei halb ega hea, see on lihtsalt üks valikutest, on ju. Nii lihtsalt on. Mida tahavad kõrgemad jõud öelda lõpetuseks? Et see oli õige, kuidas sa nagu nii hästi selle tõe, selle mehe kohta tugevalt esile tõid.
et see on väga hea, et sa ka seda ütlesid, et tal on olemas ka nagu oma naine kõrval. Kõrgemad jõud jäid selle jutuga rahule, mida ma rääkisin. Neil põhimõtteliselt ei ole mitte midagi muud lisada juurde. Muidugi võib-olla ütlevad, et mehel on ikkagi natukene kõrgendatud ego siin. Ta ei ole muidu paha mees, aga eks tal ikka meeldib naiste tähelepanu, siis ta särab nagu päike. Et vot selline. Nii et midagi rohkemat ka kõrgemad jõud siin ei lisa, kuna ma ilmselt suutsin kõik, mis vaja välja öelda, neil ei ole selle peale enam midagi öelda. Et sellega on siis tänane video läbi. Kes tahab mingeid oma küsimusi küsida minu käest, seda saab teha täiesti eraldi seansil. Me teeme seda videokõnes. Messengeris videokõnena. Seal te saate ise siis mulle kohe küsimusi esitada ja siis ma saan teile anda kaardidega vastused. Enne muidugi lepime aja ja päeva kokku, millal me kokku saame, millal me video teeme. Selleks ei pea kuskil kohale tulema. Seda me teeme interneti teel ja see on tasuline. Ja kellele siis video meeldis, pange palun like, kui teile meeldis. Kes soovib, võib kirjutada kommentaari. Uued tulijad vajutage tellinuppu, see on tasuta. Vajutage ka musta kellukest, siis alati siis hakkate edaspidi saama teavitusi, kui ma olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.